sõber, mina olen laulale Anna ja praegu mina asun Hispaanias, linnast nimega Valencia. Täna me lähme vaatame sinuga ühte põnevat näitust, aga enne ma räägin sulle ühe loo. Kaua aega tagasi töötasid Valencias paljud inimesed puusseppadena. Talvel oli töökodades pime ja puussepad tegid oma tööd küünlavalguses. Selleks olid neil kõrged küünlaalused, mis valgustasid töölaudu. Aga siis tuli kevad. Päike hakkas paistma aina kauem ja töökotta tuli aina rohkem valgust. Ja ühel päeval puhus puussepp küünlalambi aluselt ära. Vanad puust lambi alused aga viidi töökojast välja linnaplatsile, kus neid kevade peol ära põletati. Siis tuli aga kellelgi lõbus mõte panna puust lambi alusele pea ja käed külge. Puusseppad hakkasid selliseid naljakaid kujusid igal aastal kevadpeoks tegema. Nad koguni võistlesid oma vahel, kes suudab vägevama nukku meisterdada. Ja aastatega muutusid need kujukesed aina suuremaks, värvilisemaks ja uhkemaks. Neid kujusid kutsutakse ninottideks ja enne suurt kevadpidu saab neid ninotte näha spetsiaalsel näitusel, kus neid hinnatakse ja valitakse lemmikuid. Ja nüüd lähme näitust vaatama. Neid kujukesi kutsutakse ninottideks ja nendega on selline lugu, et iga naabruskond valib endale ühe kunstniku, kes hakkab tegema neid kujukesi. Selle jaoks kogutakse raha, tehtakse projekt ja siis kunstnik teeb neid kujukesi, mis valmivad umbes 8–12 kuuga. Ja vaata siin, igal kujukesel on olemas oma number, mille järgi külalised saavad valida enda lemmikku. Siin on selline põnev kuju, kus me näeme, et härra õpetab siis enda õpilast. Härra kunstnik õpetab enda õpilast ja siin me näeme ka, kuidas need kujukesed on tehtud. Siin on näha näiteks, kuidas on jalg tehtud. See on täitsa paberist tehtud jalg. Nii et seda saab ju kodus ka täitsa järgi proovida, alustada millestki väiksest ja siis teha üks äge kuju. Paljude kujukeste eesmärk on pöörata tähelepanu aktuaalsetele teemadele. Näiteks nagu see siin. Vaata, mida need lapsed teevad. Nad räägivad juttu üksteisega telefonis, olles samas ruumis. Nad võiks selle asemel ju mängida. Vaata, siin on eraldi laste ninotid, laste kujukesed. Nad on väiksemad ja räägivad teemadel, mis on laste jaoks tähtsad ja nad võistlevad täiesti eraldi kategoorias, nii et siit peab ka välja valima ühe ninoti. Siin kevadpühade ajal on kombeks lasta väga palju ilutulestikke ja vaata, see kujuke näitabki seda, et see poiss segab kokku erinevad ained, et siis teha ise raketti. Vau! Vaata, siin on selline põnev ninott ja mulle tundub, et see on robot. Et mis juhtub siis, kui robotid teevad köögis iseseisvalt süüa. Ja siin on ikka täitsa plahvatus. Igal pool on šokolaad ja...
No kuulge, muidugi ei saa ka ilma Elsa ja Olafita. Näed jah, Elsa ja Olaf. Kutsa kakab ja ta hoiab seda vihmavarju, et ta ikkagi oleks kuivas. Vaata, see kutsa on nagu kuninganna või kuningas. Vaata, minu selja taga inimesed seisavad järjekorras ja nad ei seisa niisama, vaid nad hääletavad. Tule, lähme meie ka hääletame nende kujukeste poolt, kes meile väga meeldisid. Hello. We would like to vote. Perfect. Okay. Thank you very much. Bye. Bye. Minule see näitus ikka väga meeldis ja tekkis kohe tunne, et tahaks ise teha ühe ninoti, ühe kujukese. Loole, kuidas tundub? Kas teeme? Teeme. Me teeme täna sellise nuku, kuna sellel jänkul on oranžid juuksed nagu Ellal, siis see on jänku Ella. Kas me teeme veel Ellasid juurde? Jaa. Teeme juurde. Nii, selleks meil läheb vaja valget paberit. Meil läheb vaja pulgakesi, ühte pulgakest, üks läheb Loolale, üks mulle. See võib olla ka lihtsalt oksa tükike. Siis meil läheb vaja pliiatseid, meil läheb vaja lõngakera, meil läheb vaja kääre ja meil läheb vaja selliseid ümmargusi kuulikesi, mida võib teha näiteks plastiliinist. Meil on siin selline vahtplastist, aga saab täitsa teha plastiliinist ka ja siis meil läheb vaja liimi. Nii, esialgu me lõikame sellest paberist välja ühe rõnga, ringi. Nii, ma juba joonistasin siia meile ette selle ringi kuju ja meie lõikame seda nüüd välja. Nii kaua, kui Loole lõikab lõpuni, siis ma räägin, mida me siia peale joonistame. Nüüd me saame olla täitsa kunstnikud ja ütleme isegi disainerid ja me võime ise disainida siia seelikule, sellest saab seelik peale erinevad kujundid, erinevad pildid. Nii et Ella, kas sina soovid joonistada selle seeliku peale midagi? Sa võid teda kohe täitsa ära värvida ja joonistada sinna peale ükskõik, mida sa soovid. Ossaraks, Ella. Sul on selline täitsa punane, jah? Punase seeliku. Väga lahe. Selline kunstipärane. Meil siin üks kunstnik juba kadus ära. Aga meie Loolega jätkame. Seda osa tegelikult saab teha ükskõik millest, tapeeditükist või värvilisest paberist, sest sellest saab meie seelik. Loolel tuli ta lausa kahepoolne, minul teisel pool on siin midagi muud. Ja nüüd me hakkame seda voltima. Esialgu me voldime teda pooleks. Ja just. No. Ja nüüd me hakkame teda nagu lõõtsa tegema, nagu lehvikut, lehvikut ühelt poolt ja teiselt poolt. Nüüd meil on vaja teha auguke
Kuhus? Käärid? Siia, jaa. Ma võtan väiksed käärid. Vaatan, kas täpselt keskele. Proovime seda pulka täiesti ettevaatlikult siia sisse panna. No näed, ongi suurem. Nüüd meil on vaja see seelik siia selle külge, selle pulgakese külge saada. Me paneme selle liimi nüüd sisse ja liimime ta. Ja mina oskan ise ka liimida, nii et mina liimida. Oskad ise liimida? Super. Nii natuke ootame. Nii ja teiselt poole. Väga hea. Nii. Nüüd meil on vaja siis pea sinna panna otsa. Aga tead, joonistame enne näo. Kas sinul tuleb ka jänku? Jah. Siis meil on vaja jänku nägu joonistada. Miks nii suur naeratus? Kuule, aga minule tundub, et jänkul on ikkagi väike. On nii ka või? Mis sa arvad, kas on või? Lõika need jänku kõrvad välja. Nii, nüüd on meil kõrvad ka tehtud ja kleebime nüüd meie peakeste külge. Siis meie jänkud saavad endale kuulda. Muidu praegu nad ainult näevad. Nii, aga siis varsti nad saavad juba kuulda. Tere! Tere! Mis on sinu nimi? Loola. Loola. Mina olen Loolale Anna. Olgu, paneme need jängukesed nüüd siia tookikese külge. Väga hästi. Nii. Käsi ei ole. No temal ei ole käsi, jah. Ja nüüd, et meil see kostüüm oleks täiuslik, me teeme talle ühe lipsu ka. Mis värvi lipsu sina soovid, kas oranži või rohelist? Oranži. Nii, ja nüüd teeme juuksed ka. Aga kuidas me neid juukseid? Nii, juukseid me teeme ümber käe. Ja, me teeme alguses, võtame käe ja hakkame rullima. Hakkame rullima, no umbes 30 korda. Hakka lugema. Üks. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii, nüüd me teeme siin ühe sõlme. Niimoodi, et siin ülevalt oleks need juuksed meil justkui kinni. Nii, see on ülevalt kinni nad niimoodi ühelt poolt. Üleval on sõlm ja siis altpoolt me lõikame nad lahti. Ja võt siit on vaja lahti lõigata. Nii suured käärid. Ja. No nii, vaata. Kui pikad juuksed tulid. Vau, kui ilusad pikad juuksed. Ja nüüd meil on vaja taas kord liimi. Mina nüüd liimin esimesena. Olgu, palun. Siia. No natuke veel. Hästi. Ja nüüd oota, millised on siin? Kiiresti see aurab. Nii, paneme siia nõnda peale. No väga nunnud on. Minu arust täiega nunnud. Aga Hispaanias, Valencias tähistatakse nende ninottide tegemisega ikkagi kevadpühi ja kõik need kujukesed tegelikult loovad ühe suure pildi. Nii et Loola, äkki meie ka nüüd valmistame ennast ette kevadpühadeks ja viime meie jänkukesed lilledele lähemale. Mis sa arvad? Nii, Loola, paneme meie ninotid ka nüüd valmis. Pane siia. Siia õie sisse. No nagu õie kõrvale. Tadaa!
Tada! Meie oleme nüüd kevadpühadeks valmis. Kas sina teed ka enda nuppu? Näeme varsti jälle. Tšau!